Tere, ilusat lõunat, armas kogukond. Meil on siis mõnes mõttes võib-olla üle pika aja, et oli see juunikuus, kui oli viimane kogukonna videovestlus ja nüüd siis peale väikest pausi oleme tagasi. Ja täna on mul hästi suur rõõm, et mul on vestlus taaskord meie oma kogukonna liikmega, aga liikmega, kes siis on tegelikult hakanud oma enda valdkonnas kasutama visuaalset lihtsustamist ja kellega ma tegelikult kohtusingi läbi selle, et ta tuli eelmisel aastal suvisele 3-nädalasele kursusele. Pärast seda hakkas praktiseerima, mulle saatma oma, hakkas jagama tegelikult Instagramis. Esimese asjana märkasin, et jagab Instagramis asju, kus ta visualiseerib ja kritseldab. Ja siis tuli meistriklassi ja lõpuks siis on saanud selliseks siseringi liikmeks, kes alati mõnusalt oma kritseldusi ja mõtteid jagab. Mul on külas täna Marin Vallikivi, kellel siis on ka selline tore kas töönimetus või alter ego, mikroinvestor ja meil on otseühendus Hiiumaaga. Tere, Marin! Tere, Kati ja tere kõik, kes on kuulama tulnud meid vaatama. Kohe saame Marini kohta rohkem teada. Ma enne veel tahan meelde tuletada siis seda, kuna tegu on teadliku kritseldamise kogukonnaga, siis ma loomulikult kutsun teid üles tegema märkmeid, tegema visuaalseid märkmeid, kuidagi oma mõtteid struktureerima, et miks mitte siis pärast ka neid märkmeid ja oma mõtteid jagada kas Facebookis või Instagramis, näiteks siis pannes täägides Kati Orav või mikroinvestor. Võid ka Marin Vallikivi täägida, aga ta peamiselt siis toimetab seal mikroinvestori konto all. Et siis ka meie näeme, mida teie siis meie vestlusest kaasa noppite. See on alati nii põnev, et inimestel on ju erinevad taustateadmised, erinev seostamine ja alati tulevad sellised hästi lahedad värvi nii-öelda erineva nurga alt mõtted. Ja mis siis veel on see, et ei pea kogu aeg siin meie vestluse all küsima ja kaasa elama, kui see segab teie keskendumist selle teema kaasa mõtlemisele ja märkmete tegemisele. Aga teatud kohtades siis, kui me teilt midagi küsime, võiksite küll endast märku anda, sest meil on järgmine nädal algamas Mariniga üks 3-nädalane lühikursus visuaalselt finantsvabaks ja me loosime ühe aktiivse kuulaja vahel välja tasuta osalemise sellel lühikursusel. Kui ma ise seda ei teeks, siis ma tahaks ise osaleda, tahaks ise selle võita. Nii et läheme siis teele, oleme siis aktiivsed ja esimesena kohe, mis ma palun teil kirjutada sinna meie vestluse alla, ongi see, et kas sa oled kuidagi rahatarkusega otsapidi seotud, olnud kuidagi selle sees, saanud kuidagi maitsta, kas sa jälgid kedagi, et võid ka vabalt nimetada näiteks, et kui sa oskad öelda, et kes rahatarkusega näiteks veel võiksid tegeleda. Ja samal ajal saame kuulata siis oma külalise kohta. Marin, otseühendus Hiiumaalt, kas sa oledki täitsa hiidlane või oled sa sinna sattunud? Olen täitsa hiidlane, aga vahepeal olin päris pikalt ära, nagu ikka peab õppima ja tulema mandrile, töötasin ja ei oleks tegelikult arvanud, et tulen Hiiumaale tagasi, aga tulin tagasi läbi Austraalia ja Rootsi sellise ringiga. No siis oleks päris palju vist rääkida sinuga ka reisiteemadel ja tegelikult ma ka tean, et sul on ju ka reisiteemaline toode täiesti ju olemas. Reisivõlur oled ju ka siis omadega on ju. Aga täna keskendume täiesti siis ka selle rahatarkuse teemale. Aga enne veel, kui sa räägid, kuidas sa selleni jõudsid, siis mis sa veel enda kohta tahaksid öelda? Kas äkki on midagi sellist kihvti hobi? Mis sa veel õppinud oled? Räägi oma taustast natukene. Täpselt nii, nagu sa ise tunned, et sa tahad jagada. Ja tegelikult, nagu sa mainisid, mulle meeldib väga reisida ja mul on reisivõluri bränd, mul on tegelikult ka seal 2 toodet. Ja mulle meeldib väga näiteks tennis. Ma ei ole ise nüüd pikka aega jälle mänginud, aga algas see sellest, et ma hakkasin vaatama tennist, siis ma tahtsin tennisetrenni minna, aga maal ei saanud.
öeldi, et maalapsed niikuinii keegi vedama ei hakka tol ajal, et siis ma ei saanud, et siis jäi mul nagu okas hinge. Aga huvitav oli see, et kui ma Hiiumaalt tagasi tulin, võt siis ma sain nagu minna tennisetrenni, et mul oli küll ka mõttes Tallinnas, aga tundus, ma ei tea, nii kallis ja kuidagi niisugune kättevõtmise asi muidugi ka, aga no, minu meelest üks asi oligi nii kallis ja noh, kuidas ma lähen ja kuhu ja siis jäi nagu õppimata. Et see nagu natuke tuleb siia rahatarkuse teemasse on ju sisse. Ja mis sul veel taustaks on? Kas sul on, oled sa, sest ma tean, et sul on tegelikult ka juristiharidus on nii? Just, ma just praegu hakkasin mõtlema, et mida ma õppinud olen tegelikult päris palju erinevaid asju, aga jaa, ma olen juristiharidusega ja kogemusega, et Tallinnas töötasin juristina ja Hiiumaal tagasi tulles ka töötasin juristina. Aga see on jah huvitav, et ma nagu olen vahepeal nagu eemal on ja nagu kui ma välismaal olin juriidikast ja siis ikkagi ta tõmbab nagu kuidagi tagasi ja nüüd ma olen avastanud, et tegelikult kuna õigus on nagu igal pool, seadused on igas valdkonnas, et siis ma saan selles rahatarkuse valdkonnas kasutada oma juriidilisi teadmisi, et need tulevad kindlasti kasuks ja võib-olla vahest on mõne hirmuga mul on nagu lihtsam toime tulla, sest ma tean nagu regulatsioone ja seadused, ma tean, et ma oskan neid lugeda, ega ma peast neid ei tea muidugi. Et sind jälgides Instagramis on nii tore, sa teed neid selliseid juristi nurgakesi ja ma ise nagu arvan, et see annab sulle sellist, kuidas öelda, väge või kredibiilsust või kuidas see sõna võib olla, annab nagu seda juurde, et see on nagu selline, et sa oled oma elus õppinud midagi sellist hästi nagu ametlikku tõsist, mis on nagu oluline teada on ju igal pool ja eriti võib-olla just rahaga käsitlemise juures. Aga kuidas siis sa jõudsid selle rahatarkuse teemani ja kõigepealt sina ise ja siis sinnani, et sa jagad nüüd seda ka teistele ja oled mentoriks? Ja ma alustasin natuke rohkem kui 6 aastat tagasi, aprillis 2017 ja üks asi, mida ma tahaks välja tuua, ongi see, et ennem lihtsalt esiteks elasin palgast palgani ja oli mul sama, mis inimesed ütlevad, et raha ei jää üle, on ju. Aga teine asi oli kindlasti see, et ei taibanud, et igaüks võib tegelikult investeerida ja näiteks ei mõelnud ka sellele, et kui sul on olemas teine sammas või kolmas sammas, siis sa juba oledki tegelikult investor, on ju. Et teise samba tegin vabatahtlikult juba väga ammu, aga ega siis ei mõelnud, et sa oled investor selle pärast, on ju. Aga tegelikult rasedana hakkasin, sest mul oli kuidagi alati, ma mõtlesin, et pensioniks peab nagu koguma, tol hetkel oli see sõna minu jaoks, on ju, ja et lastele ma tahaks kunagi kohe, kui nad sünnivad, hakata toimetama. Ja siis ma hakkasin selle teema vastu huvi tundma, kuulsin kuskil Kristi Saaret rääkimas, kuulsin kuskil LHV kasvukontost ja hakkasin kohe katsetama. Mina alustasin 25 euroga LHV kasvukontole ja just see, et siis oli see üks väheseid kohti, kuhu sai väikeste summadega ja kuidas ma selle summa üldse võtsin, see on minu meelest ka huvitav lugu, et täiesti suvaliselt, et mina ei olnud selline, et jälgiks kulusid või ma tegelikult üldse ei teadnud, et palju ma saaksin panna, sest et nagu ma ütlesin, mul ei jäänud üle raha, on ju. Et ükskõik kui palk tõusis, kohe ikkagi kulud ka tõusid, et see on see üks asi, miks on nagu see kulude teema oluline, aga mind ta ei kõnetanud, sest mulle tundus, et siis peab hakkama mingit sente jälgima, ma ei saa elada, tahaks ka, on ju, tahan reisida, on ju, ma ei tea, raamatuid osta, mu teine nõrkus, on ju. Aga et see ei pea nagu niipidi käima, et siis ma saipasin, et tegelikult üks selline võlurohi või kuidagi peaaegu kõlab nagu pettus minu jaoks, sest see nii hästi toimib, on see, et kohe maksa endale esimesena, ehk et kohe, kui sul palk laekub, paningi selle 25 eurot kohe ära. Siis ta on nagu läinud ja ta ei ole ju selline summa, et ma mõtlesin Isver, et see võiks olla selline summa, mida ma ei tunneta. Ja kui oleks olnud, et oi, ja nüüd jäi puudu see täpselt, et siis saab ka vähem, aga panen 10, on ju. Et tegelikult me ei märka ju seda, on ju, et 6 aastat tagasi veel oli see vähe suurem summa, on ju, nüüdseks on raha väärtus nii palju kaotanud, on ju. Aga proovi siis kas või 1 euroga, mis siis juhtub, et üks hirm on meil ju ka raha kaotada, on ju. Et kui mul see 1 euro nagu ära kaob, mul ei muhtu midagi, ma ei jää ju nagu söömata või elamata, on ju. Ja vot sealt tuleb see mikroinvestori nimi ka. Et ma just tundsin seda, et tihti inimesed mõtlevad, nagu meil ongi siin kirjas, investeerimisega ei pea olema rikas. Me ikka arvame, et peab. Ühest küljest nagu tihti, siis veel eriti ei teatud seda, et saab väikeste summadega alustada. Ma arvan, et nüüd järjest rohkem teatakse, aga ikkagi päris paljud ei tea. Ja teine on see, pole mõtet. Mis ma selle 1 euroga hakkan? Et sellest ei saa ju midagi. Ja ma ei ütlegi, et sellest 1 eurost saaks miljon, et see on,
see ei ole lotovõit või et kuidagi see oleks nagu pettus, kui ma lubaks, et jaa, anna 1 euro, ma panen sulle kasvama ja saad, ma ei tea, homme miljoni või kas või pika aja pärast. Vaid mõte on ju selles, et sa alustad, õpid, paned järjepidevalt kogu aeg juurde ja ajas ikkagi võiksid kasvatada seda summat, ja ka tasapisi, nii palju kui sa saad, ja no ma ütlen omast käest, tegelikult tuleb selline hasart, et hakkad vaikselt kasvatama ja väikeste summadega, et ega ma siiani ei pane mingeid tuhandeid investeeringutesse. Aga võib-olla, kui innustada seda, et sa ütlesid 25 eurot panid, mis umbes on siis see summa, mis sa tänaseks igakuiselt tegelikult paned või kas hoopis on muutunud, et sa ei pane nii, et iga kuu üks summa, vaid hoopis teistmoodi toimetad juba? Mul on see, et eelmisest aastast alustasin ettevõtte alt ja ma tegelikult müüsin oma eraisiku portfelli ära, et maja ehitada. Ja see maja ehitus on nagu selles mõttes nii oluline siin, et see on see, kus meil ju ikkagi enamus raha tahaks panna. Ja siis vahest on niimoodi, et näiteks suvel võibki olla, et ma ei pane mingi aeg, et kui selline aktiivsem maja ehitus on, et eriti ennem, nüüd me oleme juba sisetöödel, käib nagu aastaringselt, aga ennem olid välitööd, siis oli ju, ainult suvel ju ehitasime, et selleks vaja koguda, siis talve jooksul ikka investeerisin, aga suvel oli paus vahepeal, et see on ka minu arust oluline, et vahest võibki tulla ette, et sul on paus ka sees, aga lihtsalt, et see nagu pikaks ei veniks, et see sulle nagu see harjumus ära ei kaoks. Aga praegu mul on eesmärk igakuiselt panna 500 eurot, aga nagu ma ütlen, hetkel näiteks ei pane, et see on lihtsalt eesmärk ja ei pea ka eesmärki kinni jääma, et võib-olla mainin, et mul on ka podcast, Räägime rahast podcast Karin ja Marin ja viimases osas just rääkisime sellest, et tuli täiseks prompt see idee rääkida, kuna Karin hakkas pausi ajal nagu kurtma, et tema tunneb, et piisavalt kiiresti nagu ei liigu edasi. Et tema tahaks saada see 500 eurot nagu passiivset tulu kuus on ja ma ei tea, praegu saab ala 50, et see tundub nii kaugel olevat. Ja siis me rääkisime nagu sellest, et äkki siis seda eesmärki nagu nihutada kõigepealt, mis siis juhtub, kui sa 500, 400 saad. Ikka on ju hästi tegelikult, või see 50 juba on ju suur asi, sest et selle passiivse tulu juures kõige ägedam, sa ei tee enam lisaks midagi, sa oled nagu raha ära pannud ja siis see raha toimetab, et see on see investeerimise ju eesmärk. Ja alguses näiteks mul oli ka hästi tugevalt fookus dividendidel, et mul laekuks mingid sendid kas või, aga sa tunned, näe, see toimib, et sa kohe katsetad, kohe tunnetad ära. Muidu jah, sa võid vaadata, et aktsia hind nagu kasvab, see on ka tore vaadata, aga ta võib ka kahaneda, ja siis sa ei tunne seda eduelamust võib-olla nii palju, et need väikesed eduelamused on nii olulised. Ma vaatan vahepeal meil grupis on siin kirjutatud ka, et veel ei ole rahatarkust või ollakse alustamas ja siis või ollakse Facebookis naisinvestorite klubis ja siis on Meelike kirjutanud nii vahvalt, et rahatarkuse kohta ostan kokku raamatuid ja siis ei tea, millist lugema hakata ja siis ostan veel raamatuid juurde selle kompenseerimiseks. Et tihti vist on jah see, et on teemad, mille kohta me justkui teame, et oleks vaja lugeda, aga siis see tegutsemise pool jääb nagu sinna taha. Me saame sellest tegutsemisest ka kindlasti rääkida. Ma vahepeal veel kaasaks kuulajaid sellega, et mulle jäi ka kõrva, et kui Marin ütles, et kui sa juba teist või kolmandat pensionisammast omad, siis sa oled juba investor. Nii et nüüd oleks nii äge, kui kõik, kes kuulavad, kirjutavad sinna alla välja, kas sa oled investor või ei ole. Et olen investor, et ma arvan, et see on nii tore tunne juba kirjutada. Ma olen investor, kui sul on see teine või kolmas sammas. Ja teine asi, mida veel võiks mõelda, on see, et mis võiks olla sinu jaoks see esimene summa, mille puhul sa nagu otsustad näiteks, et ma aasta aega iga kuu esimese asjana panen sinna mingile kontole. Et täna me otseselt sellest ei räägi, kuhu või kuidas, et seda me ei jõua ja seda saab juba meie lühikursusel rohkem võib-olla teada. Aga lihtsalt, et äkki oleks täna just see hetk Marinilt inspiratsiooni saades küsida endalt, et mis võiks olla see, võttagi aasta aega, ma ei tea, 10 eurot, aasta aega, 5 eurot, kas või otsustad ära, ja kas see Marin, kas see võiks olla ka mingi protsentuaalne, sest et
mina olen ka koos abikaasaga siis investeerija. No ma võiks öelda, et minu tee aktiivsemalt algas 2015, aga ma olen selle koha pealt passiivsem, et mul tegelikult abikaasa teeb suurema töö ja kõik ära. Mina siis lihtsalt pean protsentuaalselt alati panen nagu ettevõtte tuludest 10% ja tahaks tegelikult jõuda 20% juurde, et kuidas, kas see protsent ka kuidagi võiks või on summa nagu eraisikuna mõnusam? Täitsa, kuidas ennast kõnetab rohkem, ja võid nagu läbi arvutada. Panen algul, ma ei tea, 5%, kui suur see summa on või 1. Et miks ma just neid väikeseid summasid rõhutan, on just see, et väikesed summad, väikesed hirmud, sest et mida me kardame, äkki teen midagi valesti, äkki kaotan selle raha, ja kui mina alustasin selle 25 euroga, vaatasin, okei, midagi ei juhtunud, puudu ei jäänud, aga ma tõsta ka tükk aega ei julgenud tegelikult. See on ka okei. Et vaatan ikka uuesti katsetan, äkki nüüd siin oli mingi erandkuu ja ma ei tea nüüd on ja nüüd see kuu jääb puudu, et seda ka väga tihti kardetakse, et okei, maksan endale esimesena, aga äkki mul pärast jääb puudu. Et sellepärast see võiks olla nagu selline väiksem summa, mida sa ei tunneta, mida sa arvad, et sa ei tunnetaks. Aga see võib protsentides ka, sest et on näiteks protsendid tulevad kohe mängu, kui on kolmas sammas, on ju, seal on see, et hästi tihti räägitakse, pane kolmas sammas täis. Ja siis inimesed, see on segadust tekitav, kui sa ei tea, mis see tähendab, aga see tähendab tegelikult seda, et kuni 15% oma sissetulekust, siis saad tulumaksu tagasi. Seal on igasuguseid erandeid, sõltub, kas sul on mingeid teisi tulumaksu tagastusi, aga see on nagu tihti inimestel eesmärk, see 15%. Ega ta ei pea olema 15, ta võib olla vähem, ta võib tegelikult olla ka rohkem. Et tihti arvatakse ka, et siis nagu rohkem ei tohiks panna, siis oleks nii hädas, äkki läheb paar eurot üle, sellest ei juhtu midagi. See raha on ikka seal, lihtsalt selle pealt sa ei saa tulumaksu tagasi. Et nagu ei jääks nendesse asjadesse ka kinni, mida ma hästi palju nagu näen. Eriti alguses sa kardad, siis sa tahad nii täpselt, nii õigesti teha. See perfektsionism tuleb mängu, me tahame nii tublid olla, eksida ju ei tohi, see on meil kõigil kaasas, aga tegelikult, mis siis juhtub, on tõesti, kui see 1 euro kuskil siin ja seal, Et mina tegelikult mingil ajal täitsa alguses mõtlesingi sellisena, et see on minu jaoks nagu mitte kadunud raha, aga et see on raha, millega ma ei arvestagi. Aga siis, kui mingil hetkel hakkasid aru saama, et see kasvab ja see lähebki suuremaks ja sa saad aru, et ta hakkab tegelikult üha rohkem tekitama pigem seda turvatunnet, et kui midagi on, et tööd ei ole mõnda aega või eksprompt oleks vaja mingi väljaminek teha, et sa tegelikult tead, et see on sul olemas. Et ka üks näide, kui me läksime 2020 perega Hispaania 5 kuuks, sest ma läksin sinna Erasmus+ vahetusüliõpilase kogemust saama, siis ega ikka oli ju see tunne, et oota, et kui ma koolitusi enam ei tee ja kus siis nagu raha mul tuleb ja tegin paar korda, et käin äkki Eestisse ja teen nagu koolitusi. Aga samas oli teadmine, et meil on raha tagalas olemas, investeeringute raha, mida halval juhul saab nagu võtta ja kasutada. Mis juhtus oli see, et koroona ju tuli peale ja see oli täitsa nagu selline olukord, aga me jäime Hispaaniasse ja see oli küll koht, kus mina mõtlesin, et issand, kui kahju, kui nüüd peab minema nende investeeringute kallale, sest ma olin just tulemas tegelikult Eestisse, et teha nädal aega tööd, mul oli pandud niimoodi täis, et isegi ühel päeval 2 tööd näiteks. Aga vaat siis hakkas see ettevõtlikkus nagu see meel ja me tegime seal e-kursuse valmis ja lõpuks oli see, et investeeringute raha isegi veel kasvas, sest nagu sa tundsid, et ma ei taha, et ma olen lubanud endale, et ma ei puutu seda hetkel ja las ta olla, et tegelikult saab hakkama. Et ikkagi lõpuks sa tead, et see on sul seal, aga vaata süües kasvab isu ja siis mõtled, et okei, et äkki ma ei puutu seda. Niisuke vahele põige. Ja see on tegelikult nii asi, mis sa välja tood, et see on see meelerahu. Et jah, öeldakse, et sul peaks olema meelerahufond, et sa ei peaks kohe minema sinna kallale. Ja see on üks asi, mis võib-olla ka alguses takistab, öeldakse, et ma ei tea, kogu vähemalt 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud, 12 kuud, need igasugused erinevad numbreid tuleb. Ja see on minu mõttes jälle üks koht, kuhu ei tasu kinni jääda. Sul võiks olla mingi raha, et kui tõesti väga kiirelt on raha vaja, ma ei pea hakkama investeeringuid müüma äkki miinuses. Aga sa ise mõtle, mis see summa võiks alguses olla ja tegelikult saab ka paralleelselt teha. Et väike summa meelerahufondi kogumiseks, kui sul ei ole praegu, ja väike summa investeeringuteks. Sest et kui mina nagu mõtlen, et kui keegi oleks öelnud, et ei, sa ennem ei tohi investeerima hakata, kui meelerahu on kokku kogutud ja pead kindlasti, ma ei tea, 3 kuu raha on ja koguma, siis selle 25 euroga
ma arvan, ma ei oleks alustanudki, sest et mul oleks tundunud see nagu võimatu, issand, ma jään seda koguma, sest minul oli hind sees, ma tahan proovida investeerimist ja see hind võib sul mööda minna, et saab kõrvuti teha. Aga väga hea asja tood välja, et need investeeringud annavad sulle ka meelerahu. Muidugi sa ei taha võtta, aga kui häda käes, loomulikult sa võtad, ja sa tunnetad seda, et seal on mul raha olemas, kui tõesti midagi on, siis müüme maha, Et mina kasutasin näiteks seda ka, et eriti see majaga seoses, see on nii suur asi, kõige suurem hirm, et kuigi ma ju küsin hinnapakkumised, arvestan kõik, et isse tuleb mingi arve ja mul polegi raha, et maksta, Siis ma kogu aeg, kui mõtlesin, näe, võlakirjad on selle jaoks, siis võtame need kõigepealt, et mis järjestuses ma teeksin või et tuletad endale meelde, et see on selleks, neid saab müüa. Et see ei ole nii, et ma hakkan kodu müüma, et see lisab seda meelerahu kindlasti. Ja siin juba paar kuulajat kirjutasid ka, et ongi investorid juba 20 aastat või rohkem veel ja siin ka Ulvi näiteks kirjutas, et ka nagu poja toel tegeleb investeerimisega ja Moonika vist kirjutas, et isegi kui 15 senti laekub, et see on nii suur rõõm. Ongi, et siin võib-olla vahepõikena on see, et kui mida rutem ka lastele seda edasi anda, siis nende jaoks on see 15 senti, ta võrdleb võib-olla, et see on terve pulgakumi raha näiteks on ju, et mida nooremana alustada, seda mõnusamad ka need väiksemad laekumised nagu tunduvad on ju, et suuremana on juba see, et kui palk on juba seal tuhandetes, siis mis 15 senti, aga tegelikult Moonikal täiesti õige suhtumine. Aga siit mul tuligi see mõte veel küsida, et me oleme nüüd need väikeste summadega alustada, seda ilusti oleme nüüd katnud, sest ma hoian vaata ka pilku peale, et mis me saaks räägitud. Aga mis siis jäi meil tegelikult sinu loost nüüd veel rääkimata, oli see, et sa ise alustasid ja siis nüüd sa jagad seda ja mentorina ja vaata, kui paljud räägivadki, mina ütlesin, minul on abikaasa hästi abiks selles, et teeb seda, räägime sellest tema õhutusel, kõik need teemad praegu on kodus poistega lugemisel, rikas isa, vaene isa raamat, eks ju, ja Ulvi ütles, et poeg aitab, et mis siis teha, et tõenäoliselt on hea, kui sul on kellegiga koos teha mingi grupp ja kui ei ole kedagi võtta, siis on olemas mentorid näiteks nagu sina. Et mis siis, kuidas sa selleni jõudsid ja mis see tähendab, et sa seda teed? Ja ma tegelikult jõudsin, kõigepealt ma hakkasin blogima ja ma hakkasingi sellepärast ja tekkis mikroinvestori nimetus, et ikkagi nii vähe oli juttu sellest, et saab väikeste summadega ja nii vähe ei olnudki selliseid tegelikult blogijaid, kes räägiks, et nemad investeerivad väikeste summadega. Et see nüüd on natuke muutunud, aga ikka olid, et 1000 siia, 1000 sinna, need 1000 ja siis oli teine asi, et et mingit väikest tootust ma ei taha, ma tahan ikka 20+ ja hästi niisugused lennukad, mis on ka äge kindlasti, aga mis mind ei kõnetanud. Et me tahame tegelikult ju väga samastuda. Ja ma tahtsin sellepärast nagu jagada, et on täiesti okei väikeste summadega, et müüte purustada, rahulikult saab minna ja et ei tasu ka neid väikeseid summasid alahinnata. Me ju tegelikult kõik, kes investeerivad, näevad, kuidas see hakkab kasvama. Sa mainisid ka, oi, see oli kasvanud, ma ei tahtnud enam võtta välja. Et nendest väikestest summadest just, mida sa ka tõid välja, aeg on nii oluline. Et just miks lastele nii hea alustada investeerimist, nendel on nii palju aega seda kasvatada, et aeg on investori parim sõber. Ja siis ma hakkasin natukene blogima, siis see mingi hetk jäi natuke soiku, sest ma mõtlesin, et blogides ikka pead mõtlema, mis ma räägin ja nii, et kirjutan endale, on palju lihtsam oma mõtteid kirja. Aga siis ma üks hetk avastasin, et mul oli tekkinud endale investeerimispäevik ja siis mõtlesin, et miks mitte teha selline toode, ma guugeldasin, ma ei leidnud, et oleks olemas, mis aitaks teisi inimesi, et siin mu taga on näha ka mu investeerimispäevik ja selle mõte on just see, et ma panin sinna sellise, mis võiks aidata. Kõik olulisemad asjad, et sa nagu saad alustada ja see ei ole ainult alustajale, sest see aitab ka järjepidevust hoida. Et sa ei pea järjest niimoodi täitma, aga sa võid niimoodi järjest minna. Ja kui me seal kursusele hakkame minema, siis see ka päevik on tegelikult see, et ma sain ka natuke inspiratsiooni, vaata, kuidas me seda teeme. Teekonna kaardiga ongi, et seal on ka kõigepealt, et kaardista hetke olukord, siis sead eesmärke ja siis paned plaani paika ja siis hakkad minema. Et see tundub nagu hästi loogiline ja see on selline, et oleks lihtne ja selge, et see on ka üks minu mõte olnud, et ka see juristinurgak, mida sa mainisid, et kuna ma juristina ka koolitasin ja tihti just mitte juriste, siis ma olen harjunud
võimalikult lihtsalt ja selgelt rääkima asjadest. See ei ole lihtne ja sellepärast me seda ei tee, nii lihtne on panna mingeid keerulisi sõnu, esiteks sa jätad nagu võib-olla endale tundub nagu targema mulje, aga tegelikult, kui sa tead asjast, siis seda lihtsamalt sa räägid. Ja see on ju oluline, et inimene aru saaks. Ja ega näiteks seda juristi nurgakest tehes kirjutad kõigepealt omast arust lihtsalt, siis saad aru, okei, see vist ikka nii lihtne ei ole, jälle lihtsustad. Et see oli ka üks asi, mida mulle meeldib ka rahatarkust jagades teha, et investeerimine ei pea olema keeruline. Sellest saab lihtsalt rääkida, selle saab teha endale väga lihtsaks, selle saab teha ka selliseks, et ta ei võta mul tohutult aega, just jagasin seda 3. samba näide, et see on väga hea näide, kuskil taga toimetab. Seesama LHV kasvukonto oli samamoodi. Tegin ära, valisin need fondid, panin raha püsimakse korraldusega toimetama ja tegelikult sa ei pea rohkem midagi ju seal tegema. Sa ei pea kogu aeg jälgima tegelikult, lihtsalt endale hakkas nii huvitavaks siin jälgima. Siis ma üks hetk mõtlesin, et mina ei jaksa oodata seda püsimakse korralduse, seda kuupäeva, et ma tahan ise kanda, tühistasin selle ära. Aga see on lihtsalt, et ma avastasin, et ma tahan aktiivsemalt tegutseda, et võib väga passiivselt ka. Ja siis kõik läks nagu hästi loomulikult, et tegelikult mul ei olnud kavas hakata rahatarkust niimoodi jagama ja koolitama, aga siis ma nägin, et ainult sellest päevikust ikkagi ei piisa, kuigi on abivahend antud, siis ma tegin väljakutse, et selline grupp oleks just, nagu sa ütlesid, et meil ei ole alati kõrval ja see on üks asi, mida inimesed väga tihti ütlevad, aga mul ei ole kedagi, kellega rääkida. Ja tihti me ei tea, et meie kõrval on teised ka, kes tegelikult tegelevad sellega. Ja sellest tekkis meil tegelikult see teine toode, mida siin taga näete, räägiks rahast vestluskaardid. Need on hästi lihtsad, ma tegin selle mõttega, ma saan emaga mängida, ämmaga mängida, perega, jõuludaegu oleme mänginud. Et hästi lihtsad küsimused, sa ei pea tegelikult midagi väga teadma, sa ei pea ka avalikustama kõike, ei ole mingi, vaatame nüüd rahakoti üle, et täpselt, mis sa ise tahad, et see tekitab ka, siis sa avastad, et kuule, ma ka tegelen sellega näiteks, et seda olen kuulnud päris palju. Ja mentordus ongi selleks, et aidata hirmudest üle. Me ikkagi kardame ja just seda esimest sammu ja mis ma nüüd teen, et sellepärast ongi, et mul on ka koolitused, ütlen eelinfona, et sügisel tuleb üks baaskursus ja ma täpselt ei ole veel mõelnud, mis see nimi on, aga võib-olla tulebki rahatarkuse baaskursus, sest keegi siin tõi välja ka, et ostab raamatuid ja siis ei tea, mida neist lugeda, ostan veel, ma tunnen ennast täitsa ära. Mina olen tegelikult isegi mõtlen, et investeerimise raamatuid ma loen palju vähem kui teisi raamatuid, sest tegelikult sa ei pea väga palju, et sa loed näiteks ühe alustajan ära ja hakkad toimetama, sellest alustuseks piisab. Siis hakkad igalt poolt mujalt seda infot saama ja siis nagu keerulisemad raamatuid näiteks lugema, et kindlasti ei pea kõik maailma raamatud olema läbi ju loetud, mis meil ka algul tundub. Aga et ma siis tundsingi mingi hetk, et infot on nii palju. Ongi, sa ei tea, kuhu suunas nüüd joosta, kus seda, selline tunne, et ma jäängi seda koguma, otsima, et sellepärast ma tahtsin nagu süstematiseerida, et hetkel mul on õppevideodena, ma alguses tegin alustava investori mentorprogrammina, selle tegin nagu laivis, siis ma mõtlesin, et tegelikult ei ole mõtet, saab videodena, et nüüd on see uus kursus tuleb edasiarendus, aga et just need teadmised süsteemi panna. Ja see on see, kuidas me jõuame tagasi selle visuaalse lihtsustamise juurde. Ta teeb sul selgeks ja saad süsteemi nagu struktuuri panna asjad, nagu sa ütlesid enne hea sõna, ma just panin kõrva taha. Et meil on nagu mingid pusletükid, aga et kuidas ma sellest nagu tervikpildi saan kokku. Sest me tahame tunda, et minu kontrolli all on asi, et ma saan aru, et see on selge, ma tean, mida ma teen, ja sellepärast see teekonnakaart ka nii aitab. Kui sa juba paned selle pildi teed endale, siis sul on silme ees, mis sa teed. Sa saad alati muuta kõiki asju, täiendada, sul ei pea olema nagu terviknägevus, ma ei tea, järgmiseks 30 aastaks, selle ei saagi olla. Aga et kui sa selle juba endale ära kritseldad, see annab sulle nii palju selgust juurde ja sellepärast mina hakkasin kasutama seda kritseldamist. Ja, ma nüüd küsin vahepeale selliselt ka veel, et kaasata vahepeal ka meie kuulajaid, et meil on seal toredalt tekkinud 5 kuulajat, kes on siis panustanud, kuulanud, et tuletan vahepeal ka meelde siis, et me loosime ka selle lühikursuse välja siis aktiivse kuulaja vahel ja nüüd küsikski niimoodi, et kas on mõni raamat, mida sina tead kuulaja rahatarkuse kohta, kas oled lugenud ühte raamatut või lihtsalt tead mingeid raamatuid, et oleks tore vaadata, et missuguseid raamatuid te teate või
olete lugenud ja enne kui me neid raamatuid vaatame ja Marin saab võib-olla mõnda juurde öelda ja mul endal tekib äkki mõni mõte, et siis küsingi siia juurde ka seda, et sa liikusid ilusti sinna visuaalse lihtsustamise poole, et see on ju tegelikult see, et alati vestlustega ma proovin tuua selle teema juurde, kuna see on meie kogukonna fookus. Siis ma tean, et sa oled enda jaoks, eks ju, kasutanud seda, aga sa oled teinud ka seda oma menteede jaoks või nende jaoks, kellega sa siis, keda sa õpetad. Et on mul õigus? Jaa, ma olen aeg-ajalt kasutanud, et ma olen seda sama teekonnakaarti kasutanud ja uskumatu, ma ei tea ühtegi inimest, kes ei oleks nagu näiteks, kui ta pani esimese eesmärgi, seda saavutanud näiteks. Ja see tuleb tegelikult meil kiiremini, kui me isegi usume, kui meil see kirja on pandud, selgelt paika pandud. Seal võib muutuda, mis aja jooksul ja igasuguseid asju võib ette tulla ja võib ka isegi muutuda ju prioriteedid. Aga kui sul on see nii selgelt nagu silme ees, siis hakkad selle suunas toimetama ja sa oled enda jaoks läbi mõelnud. Ja me panemegi sinna paika, ka täpselt sammud, mis ma nüüd pean siis tegema näiteks, et ühel menteel näiteks oli hoopis esimene koduost, esimene eesmärk. Ja see on nii suur asi, see mõjutab su seda, palju mul sul siis raha on investeerimiseks. On okei ka vahepeal mitte näiteks investeerida, mis summa sul on vaja näiteks sissemakseks, mis sa pead üldse tegema, saad endale panna nii hea tegevuskava, et mis mul on vaja teha ja siis hakkad järjest tegema seda. Ja investeerimiseks samamoodi, mul on panen selle kauge näiteks eesmärgi, algul sa võib-olla ei oskagi, et me kindlasti seal kursusel sellest räägime ka, aga siis sa võid sinna panna, miks sa üldse hakkad. Et meil on küll nii kõnetav pealkiri seal finantsvabadus, aga ega ei pea ju finantsvabadus su eesmärk olema ja eriti alguses see võib tunduda, et see on nii suur eesmärk, ma hakkan oma 25 euroga minema, et väga realistlik ei tundu. Ja mina mitu aastat hoidusin sellest ütlemast, et mul on finantsvabaduse eesmärk, siis ma ei pannud seda endale, sest see tundus liiga suur. Aga nüüdseks ma olen aru saanud, et ega kui sa toimetad ja pikaajaliselt, et siis tegelikult sa jõuad sinna. Lihtsalt sa ei tea, millal täpselt ja summades sõltub ja mis see üldse sinu jaoks on, aga sa pead teadma, miks sa sinna tahad minna ja see on nagu üks asi ka, mida mina alati nii koolitustel kui ka mentorluses hakkame rääkima, miks sa üldse tahad. Mitte sellepärast, et peab või et sul on ju mingi miks, ma ei tea, kas või kindlustunne või meelerahu, nagu me rääkisime, et see on see, mis sa pead välja tooma ja selleks aitab nii hästi see visuaalne lihtsustamine. Ja see ongi siis meie kursusel tegelikult, miks me selle üldse ellu kutsusime, oligi see mõte, et tegelikult kui ma investeerimisfestivalil käisin rääkimas, siis tegelikult nemad nagu pakkusid sellise pealkirja, et finantsvabaduse teekaart, et Kati Orav jagab finantsvabaduse teekaarti, siis ma mõtlesin, et ei tea päris, kas see nii on, aga ma mõtlesin, et eks alati peavad pealkirjad olema intrigeerivamad. See andis minule nagu ka seda suunda, eks ju, kuidas nagu mõelda ja suuremalt rääkida. Ja saingi ka ise seda läbi töötades aru, et me räägime hästi tihti igasugustes asjades sellest eesmärgistamisest, miksi leidmisest, sihi seadmisest ja et võib-olla selle raha teekonnal ongi hästi tihti tundumas nagu see, et justkui ainuke eesmärk või siht saab olla finantsvabadus, mida tõenäoliselt enamus inimesi ei saa üldse arugi, mis see võib tähendada või see suke tunne või et mis see tähendab, et ma küsisin ka ükskord oma abikaasalt, et mis mõttes nagu, et nüüd see päev, see kuupäev järsku tõused püsti, ütled, oleme finantsvabad, nii kõik tööd ära lennuki peale, asjad kott, et nagu, et mis mõttes on ju, mis see siis tähendab ja kõik, aga selleks saab nagu teha tööd läbi visuaalsuse ja mõtestada neid asju läbi, nii et see saab meil hästi kindlasti põnev tulema. Ta on loomulikult selline, kui juba sellest lühikursusest rääkida on, et ta on küll selline ABC suhteliselt, et kes ei ole saanud visuaalset lihtsustamist, saab seda teada või meelde tuletada, kes tahab rahatarkuse kohta teada, et sealt loomulikult on edasi mitmeid samme veel mõlema teema sügavuti minekuks, aga ma olen täiesti kindel, et ta on alguseks hästi hea julguse andmine, et vähemalt võtta see aeg
3 korda 1 tund ja päriselt mõtestada läbi, et kui ma nüüd seda 25 hakkangi panema, siis mis mind innustaks seda edasi tegema, mis ma näen, et sellega võiks üks hetk on ju juhtuda. Ja mulle meeldib ka see, et ta sobib nii alustajale kui ka kes juba toimetab, sest nagu ma ütlesin ka investeerimispäeviku kohta, ta ei ole ainult alustajale, sest et peale alustamist kõige raskem samm on järjepidevus. Ja ma panin oma 25 eurot ära, aga osadel inimestel ei järgne sellele nagu midagi, sellest ei piisa, et ühe korra panin. Ja mulle näiteks ei meeldi sõna distsipliin, öeldakse, see aitab, aga tegelikult sul peab nagu harjumus tekkima või panedki taustal toimetama, tee endale nagu võimalikult lihtsaks asi, et see ei peaks olema ka selline nagu raske asi, et sa nagu nii õudselt punnitad ja et ma pean ikka panema ja tegelikult on sulle raske kuidagi, et see peaks olema võimalikult lihtne, et ta ei sega su elu, vaid ta annab sulle juurde. Ja sellepärast ma mõtlen ka, et näiteks kui sa juba investeerid, siis mida sulle see visuaalne lihtsustamine annab, esiteks me ju kaardistame hetke olukorra, kus sa üldse oled, võib-olla sa hakkasid kunagi toimetama, inertsist nüüd toimetad, nagu ma ütlesin, sa ei pea tegelikult jälgima kogu aeg, et kuidas sul, ma ei tea, 3. sambal või 2. sambal läheb, aga nüüd korraks vaatad, kuidas on läinud, kuhu ma tahan jõuda, kas ma olen nagu sinna poole teel, kas ma tahan midagi muuta, kas sa tahad tõsta summasid, mida iganes, kas sa tahad midagi lisada, ja sellepärast minu jaoks ka, et kui tulevad näiteks sellised inimesed, kes on juba investeerivad, aga uue nagu tööriista saad endale, mis sind aitab ja innustab see kritseldamine, et panedki ükskord kirja selle kaardi ja joonistad endale, kuhu ma siis hakkan minema, sina võib-olla juba, sa ei pea panema oma alguspunkti, võid panna, aga see, kui sa praegu hakkad, sa saad juba panna kirja, mis mul juba on, vaat kui tubli, saad korraks seda vaadata, reflekteerida, võid endast kiita, nii tore, et ma alustasin, 20 aastat tagasi tegin 2. samba, päris kaugele sellega jõudnud tegelikult, et võib-olla tihti jääb ka mulje, et räägitakse, et mis see ikka, mis sinna on tulnud, no ta on oluliselt suurem kui 0 ikkagi, et sõltub, millega sa võrdled. Jah, mingid miljonid ilmselt ei ole kogunenud, aga abiks ikka, et ma arvan, et just see, mida ma tahan hästi rõhutada, olla ka rahul nende väiksemate summadega või teine sammas ei saa ju väga väike olla, kui sa 20 aastat juba oled toimetanud, et midagi ju ikka seal on, et see on alati rohkem kui 0 või et kui sa ei oleks üldse midagi teinud, ja vahepeal võib ka miinuses olla, see on väga okei, sest et kui meil on aega minna, siis ta tuleb sealt välja, sest et mida me ju näiteks pensionifondiga tahame, on seda keskmist tootlust, kui me vaatame seda, nüüd läheb väga investeerimisjutuks, aga lihtsalt nagu mõttena, et kui sul on pikk aeg, siis ta kasvab, ta käib alla, üles alla, aga ta kasvab pikaajaliselt. Et seni on nii olnud ja meil ei ole, me ei tea keegi tulevikku, aga meil ei ole ju põhjust arvata, et nüüd korraga ei ole nii palju muutunud. Ja see on natuke sarnane, nagu miks meeldivad näiteks investoritele graafikud, et ta näitab sul nii selgelt ära, et see on natuke võib-olla sarnane selle visuaalse lihtsustamisega, lihtsalt mina ise ei ole väga graafikute fänn, aga ta tegelikult näitab sul, illustreerib ju ära, lihtsalt sa pead sealt oskama nagu asju välja lugeda, et see teekonnakaart on natuke võib-olla lihtsam ja nagu ilusam minu jaoks või mõnusam, aga seal on sarnasus, me tahame näha, kuhu me teel oleme tegelikult. Ja täiesti. Nüüd kommenteerime natuke raamatuid, sest paar raamatut on siia meile kirjutatud ja nii kaua veel, kui me siin raamatuid kommenteerime, küsiks seal kuulajatelt ka seda, et kui sina mõtled selle investeerimise peale ja sa pole nagu alustanud ja et ma ei tea, kas tundub raske, et toogi välja, miks sa ei ole alustanud, et kas või näiteks, et mis võiks olla su kõige suurem hirm selle juures? Et räägime siis korraks, toome need hirmuteemad ka juurde. Aga siin, mis siis raamatute koha pealt, siin on toodud näiteks ka 12 asja, mida koolis ei õpetatud. Ma tean, et Roland Tocco seal natuke räägib sellel teemal, eks ju. Muideks vahemärkusena, et kes on hiljuti ostnud selle 12 asja, mida koolis ei õpetatud, siis iga peatüki lõpus on minu joonistatud kokkuvõttev visuaal selle peatüki kohta. Et selline tore kogemus on mul koostöös Rolandiga. Aga siis on öeldud Roosaare rikkaks saamise õpik, Kristi Saare käsiraamatut, ka seda Rikas isa, vaene isa, siis rahapsühholoogia. Mul see läks eest ära, aga Meelike, kes välismaal elab, kirjutas, oli vist latte efekt. Ma ei tea, kas sa sellisest raamatust oled kuulnud midagi?
Raamatust ei ole, aga ma tean jah, tihti öeldakse, et jätta oma see igapäevane lateost väljas ära, et siis hoiad kokku, et no, see mõte on hea, lihtsalt sõltub, kui palju sa tarbid ja see toob mind võib-olla selle juurde, et mida ma alguses ka ütlesin, et mulle nagu ei meeldinud, et pead igat senti nüüd vaata jälgima, ei tohi midagi kulutada, ei tohi elada, et tegelikult ja alguses võib juhtuda, et sa satud nagu nii hoogu, et vahest ma ei jätnud nagu piisavalt rahagi meile elamiseks umbes, et tahaks kõik ära investeerida. Aga see on nagu alguse vaimustus, et tegelikult sa pead kogu aeg seda tasakaalu nagu leidma ja otsima ja see võib ka ju muutuda. Ma ei tea, viimasel ajal hinnad nii tõusnud, ei saa ju samade summadega enam hakkama. Ükskõik kui tubli sa oled. Aga et see tasakaal ka ja head raamatud, kusjuures kui mina nagu soovitan, et ma ütlesin ennem, et piisab ühest raamatust näiteks alustuseks, et siis ma alati seda Roosaare rikkaks saamise õpikut soovitan, sest mulle endale meeldivad lood ja minu arust nii lihtne oli lugeda seda ja sealt tulevad need kõik põhimõtted välja, et kui valida seda, aga no inimesed on erinevad, et kõikidele just see ei meeldi, siis on olemas Kristi Saare raamat. Taavi Pertmanil on alustava investori, issand, ma tahaks öelda käsiraamat, ma arvan, on selle pealkiri. Et meil oma eesti keeles on tegelikult, et vali lihtsalt üks välja, nendel kõikides tegelikult on need peamised asjad kirjas. Kas nüüd on ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Tarsepp ja kes see kolmas veel? Tarvo Vaarmed. Jah. Neil on siis nagu, neil on nagu kolmeosaline, 3 raamatut, eks ju, ja siis näiteks ma selle esimese, kui ma siin 2 aastat tagasi selle esimese võtsin, siis ma saingi aru, et ma olen ise sellest tasemest juba nagu läbi, aga et see on väga hea nagu alustaja jaoks. Ja just, et see on ka väga hea, et nad ongi nagu erinevad tasemed, lähevad järjest keerulisemaks. Aga nemad on, võib-olla minu jaoks see Roosaare see pealkiri õpik on kõige nagu eksitavam, et Kristil on rohkem õpik minu meelest, Kristjan Liivamägi ja nendel on nagu rohkem õpiku moodi, et täpselt kuidas sobib, aga just, et vali lihtsalt üks ja kindlasti, et nendel valida see esimene, kui sa oled alustaja rahaedu põhimõtted, et kui sa juba oled edasi jõudnud, et mina lugesin selle ka huviga läbi selle esimese, et alati tasub ka üle korrata ja uuesti lugeda võib, et näiteks Roosaare ju kogu uuendab oma raamatut, et siis ma iga kord loen uuesti läbi, et muidugi osad lood jätan vahele, mis mul juba tulevad kohe meelde, aga et me mõtleme, ise areneme, uued mõtted tekivad, et tasub uuesti üle ka vaadata. Aga just ei jääks kinni sinna, et ma pean nüüd kõik need läbi lugema, ei pea. Võtta üks, loe läbi ja ka toimetama. Just täpselt, sest eks seal on põhimõtted nendel baasraamatutel on ju sarnased ja ma ise ütleks ka täiesti, et ma ei ole su rahakaarte küll proovinud, aga et see sama investeerimispäevik on väga hea juba selleks, et hakata kui loed midagi ja hakata siia nagu siis järjest seda täitma. Ja näiteks, kui laste puhul tahaks nii-öelda seda lasteni hakata viima, siis kindlasti need Tom õpib rahamängu. Ja siis on koer nimega Mani. Just koer nimega Mani, seda me oma lastele lugesime ja see tõesti on nagu nii vahva selline läbi loo ja isegi kuulad kõrvalt ja mõtled, vaat täiesti nagu põhitõed. Just. Et siin ka kihvtilt Merje kirjutas, et on nii huvitav vaata, kuidas saab mõtlemist nihutada, et kui oli lapsepõlv sellisel ajal, kus te elati peost suhu on ju ja siis nüüd saad aru, et sa saad nagu oma sihte seada ja on võimalik teistsugune elu nagu täiesti ja ma ise küll tahaks seda südamele panna, et kui on kodus lapsed, siis ikkagi proovida neid selles vaimus, et isegi, ega minu pojad ka praegu, ega nad niimoodi otseselt ei haaku, aga nüüd täna juba pani üks poiss oma ühe asja müüki Facebooki, sest et rikas isa, vaene isa räägiti, kuidas saab oma isegi mänguasju ostes saaksid mõelda juba, et ma saaks üks hetk selle näiteks maha müüa. Et kõik sellised mõtteviisid on hästi põnevad. Et ise on meil ainult võimalik alustada nüüd ja praegu, ükskõik kui vanad me oleme, on ju. Ja võib-olla ka seda tuua välja, et kõige suurem kahetsus on see, et varem ei alustanud enamus investoritel, aga ei tasu sellesse nagu kinni ka jääda, ei saa varem alustada kui täna, on ju. Et parim aeg oli eile, aga kuna eile ei saa, siis täna on järgmine parim aeg ja ma võin öelda, et ega ei ole hullu ka kui homme, aga lihtsalt, et ei tasu seda homme, et kogu aeg edasi lükata, on ju. Just täpselt ja siin on tegelikult Anu on kihvtilt öelnud ka, et ei ole alustanud, sest on tunne, et kõik ei tea ja siis poolikult ei hakka, et no
natuke neid hirmudest on ju juttu oli, aga et kas sa oskad ka veel välja tuua, et mis on sellised kõige tavalisemad hirmud, et noh, see nagu Anu ütleski, et noh, umbes, et kui kogu infot ei tea, pole oma 100 raamatut läbi lugenud, et enne ei alusta, on ju. See on väga levinud ja ei, mul ikka see raamat veel ja see raamat ja kuidagi jäädakse nagu praegu ei ole õige hetk ootama, et tulevikus on ju nagu lihtsam kuidagi või et siis noh, ma arvan, et mina ei oleks saanud ka alustada, et õige hetk me ehitame maja, on ju. Saaks öelda ise, mul läheb kogu raha sinna, ma ei saa investeerida, on ju. Aga üks ei välista teist, on ju, et ma sain vaikselt hakata pihta, et kus ma siis muidu õpin, tegelikult parim õpetaja on sul praktika. Aga no ikkagi ongi, et äkki ma teen midagi valesti, siis tasub mõelda, et mis siis juhtub, mida sa saad valesti teha, mis siis juhtub, et siin ka natuke ikkagi teadmised aitavad, et kui ma sellest ma kardan, et me väga ju meie lühikursusel ei jõua sellest rääkida, eks me vaatame, palju sinna jõuab, on ju. Aga kindlasti ma räägin hirmudest, riskidest ja kuidas neid hallata oma sellel suuremal kursusel, et just see, et mõtledki läbi, kui sul on hirm, siis mõtled, aga mis on kõige hullem, mis juhtub? Kui mina panin oma 25 €, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda? Panin valesse kohta, tuleb välja, et on pettus, mis sest, et on ju LHV Pank, ma usun, et ei tee pettusi, aga noh, mina arvan nii, kardan seda. Kaotan kogu raha. Mis siis juhtub? Et see ongi 25 €, ma otsustasin, et midagi ei juhtu, kui ma selle kaotan. Ja kindlasti endale natuke halb tunne, kuidas ma nüüd kõik nii valesti tegin. Me ei ole harjunud sellega, et võib eksida, aga tegelikult saab ju võtta seda õppetunnina. Aga ma sain nüüd palju targemaks. Nüüd ma saingi teada, mis see viga oli siis, miks ma kaotasin, saan uurida välja, miks ma siis selle kaotasin. Et ma tean nagu näiteks, kui mingi hetk siin oli nii, et kui alustati, siis kohe hakkasid turud langema ja kogu aeg oli nagu punases. Ja kõik olid nii mures, kes olid alles alustanud, et kas ma teen midagi valesti. Et jah, siin on lihtsalt teadmatus, et tegelikult turg langeski. See on praegu väga okei, et turud langevadki, et miks on nagu tegelikult ka, me rääkisime, et me ei mõtle selle peale, et ma olen investor, kui ma juba panen sammastesse. Me mõtleme nagu üksikaktsiad oleks need, kuhu kõik peavad panema. Et siis olen alles investor. Ei pea. Sa ei pea isegi üldse üksikaktsiatesse panema, kui sa ei tunne ennast hästi nagu selles valdkonnas või et sa ei tunne, et ma tean ja siis sa pead seal uurima ja see on omaette teema, kui palju siis peab uurima. Aga kui sa ei tunne ennast seal hästi, alustagi siis 3. sambaga näiteks või pane fondidesse või sulle meeldib hoopis kinnisvara, kus on rohkem summasid vaja. Et selles mõttes sul peavad olema mingid need baasteadmised olemas, miks ma selle kursusega tegin, aga mina ikkagi arvan, et väikeste summadega võib ju katsetada. Aga sa ei pea ka, üks asi, mis veel on, et lisaks sellele, et sa pead kõik raamatud läbi lugema, justkui sa peaks igasse varaklassi panema, igale poole proovima nüüd. Oi, kui ma krüptot ei proovi, oli vahepeal umbes, siis ma ei ole ikka mingi investor, kõik juba näevad sinna. Nüüd on krüptost mugu vaikus, kuna läheb veits kehvemini või mingi aeg oli see ühisrahastus. Kui ma siin, kõik panevad sinna, kõik teenivad sinna, me kardame ka ilma jääda, et see FOMO on fear of missing out. Et issand, kõik panevad, mina olen see ainus rumal, kes ei pane nüüd. Et ma kuulasin hiljuti üle nagu Kati on minul külas käinud vestlemas, siis Nelli Janson LHV-st käis mul ka vestlemas ja siis ta ütles ka, et tema pani krüptosse, et ma ei taha see ainus loll olla, kes ei ole pannud. Ja ma tean seda tunne, et ma mõtlesin, et äkki peaks ka natuke katsetama, et pärast lendab, mina pole saanud, aga mina otsustasin, et mina võin see ainus loll olla, kes ei pannud krüptosse. Et ma ei välista, et ma kunagi panen, aga ma tundsin, et see on minu jaoks liiga selline, ma ei saa aru, mis seal nagu toimub, mulle tundub, et seal taga on ainult inimeste emotsioonid, ongi, et algul lendas, kõikile siia tuleb, nüüd langes, et eks niimoodi käibki üles alla, aga et natuke võiks nagu aru saada või et mis sulle sobib. Et sa ei pea, nagu eestlaste lemmik varaklass on kinnisvara, meile meeldib, arusaadav, saan katsuda, saan koha peal käia, aga mina ei investeeri praegu kinnisvarasse otse niimoodi, sest me ehitame maja, mis on arusaadav, kus seal on suuremad summad, aga ma investeerin kinnisvarafondi kaudu, näiteks Eftenisse Balti börsil. Et see ei ole investeerimissoovitus, aga lihtsalt nagu, et saan mõelda, et on ka teisi viise, et kui mul ei ole kohe raha, et osta mingit korterit, mida välja üürida, siis ma saan sinna fondi panna näiteks. Ma arvan, et need on põhilised. Jah, sest näiteks ka kinnisvara puhul on see, et see võib nii ahvatlev tunduda ja on selline tunne, et kõik on saanud miljonäriks, kes sinna lähevad. Sa pead ka ise aru saama, et kas sul on ka seda soont, et valida neid välja, lasta neid korda teha, üürnikega tegeleda, mis iganes, vaata, et tegelikult sa pead teadma ka,
võib-olla ongi see, et sa lähed nii suurelt investeerimisse, et sellest saab sinu kirg ja siis see ongi. Aga kui sul on näiteks kõrval omal erialane kirg, siis on palju mugavam nii-öelda passiivsem investeerija olla. Et see on ka võib-olla meie puhul see põhjus, et minul on abikaasal nii suur kirg investeerimise vastu ja mina siis leian, et mul on enda teema nii suur kirg, kus ma tahaksin jõuda väga kaugele ja siis ma ei jõua nagu kahte teemat nii sügavalt ja ongi nagu olengi võtnud nii-öelda teda kui mentorit ja siis ongi see hea koht, kus mõelda, et äkki mul oleks keegi, kes on mulle mentor, et ta teatud hetkedel, ma tean, et ma võin talle toetuda, talt küsida, et nagu on meil igasugused muud mentorid, siis ma arvan, et see finantsmentorlus on veel kasvav trend üha rohkem tõenäoliselt. Just ja võib-olla ka seda mainin, et kui tahad nagu mingist sellist gruppi leida, siis mina tegin väljakutseid vahepeal, nüüd ma toon selle sinna oma kursusele ka, teen väikse grupi, et saab grupiga variandi valida. Aga näiteks on ka naisinvestorite klubi õpigrupid, saad ise teha mastermindi, panna naisinvestorite klubi Facebooki gruppi näiteks, et panen kokku mastermindi, et seal on nagu tähtis need kriteeriumid nagu paika panna, et oleks võimalikult sarnased või tulla räägiks rahakaardid ja me teeme aega, et neid mänguõhtuid, et sealt leiab kontakte. Ja uskumatult lihtne tegelikult on nende kaartidega võõraste inimestega rääkida. Et see on täiesti uskumatu, me ei olnud kindlad alguses, et võib-olla ikkagi tahad sõpradega nagu mängida näiteks, aga mõnes mõttes lihtsam, sest sa tead, et kõik on tulnud selleks sinna kokku, ja pigem me oleme alati pidanud inimestele ütlema, et lõpetame nüüd ära, aeg on otsas, me oleme seal teinud niimoodi, et paaris räägitakse, et siis vahetame nüüd paarilist, juttu jätkub alati väga kaua ja võib-olla mainin ka seda, et kui oli lastest juttu, siis näiteks 14-aastased saavad vabalt seda mängida, võib-olla ka nooremad, et sõltub väga lapsest ja ka sellest, et me oleme mänginud ka 7-aastasega, aga siis pidi nagu lihtsustama seda küsimust tema jaoks. Ja no äärmiselt põnev, me peame tänase vestluse hakkama vaikselt kokku võtma, sest meil on veel loosimist vaja teha, mul on kõik, ma järjest olen pannud kirja nimed, et nimed on kordunud, aga ma panen ühe korra nagu kõik nimed niimoodi jutti. Aga siis võib-olla puudutada veel seda, kuna siin üks osaleja kirjutas just ka seda, et see hirm ongi olnud, et väikese summaga, et peaks justkui olema suured summad selleks, et võttagi see vestlus siis sellega kokku, et see tundubki selline nagu mitme peaga lohe ühelt poolt nagu sellepärast, et tundub, et justkui peaks olema palju raha selleks, et alustada ja samas on suurimaid hirme, et mis siis juhtub, kui ma nagu kaotan selle raha. Et kui võttagi sinna, et aga ma alustangi väikese rahaga, sest et siis ma tekitan harjumuse ja samas mul ei ole siis ka seda hirmu, et see 10 või võib-olla see üks hetk, et okei, see 500 turg läks punaseks, seal praegu ainult paistab mulle 150 on ju, et las olla, aga ma poleks selle 500-ga praegu niikuinii midagi teinud, aga üks hetk võib see olla sul 5000 tegelikult on ju, kui sa hoiad, et midagi veel kommenteerida äkki selle juures. Just, et mõeldagi, et lisaks sellele, et sa vähemalt alustasid, on ja panid kasvama, et sa õpid sellega ja see miinus õpetab sind ka jube hästi. Aga Aisver, et kuidas ma ennast tunnen siis? Mis nüüd juhtus, üritad aru saada, et ongi rasked ajad majanduses või siis selle ettevõttega juhtus ikkagi midagi, kui me räägime üksikaktsiast, et see võib-olla on ka see, miks üksikaktsiad on riskantsemad, et fondis on sul ju hästi palju erinevaid aktsiaid, et meie pensionid on ju ka fondides, et seal sees on hästi palju erinevaid aktsiaid ja mõnedel on ka võlakirjad, et siis kui ühega midagi juhtub, siis teised jäävad ikka alles, et see mõjutab nagu vähem seda fondi. Et kui mul on ainult üks ettevõte, läheb pankrotti, siis see raha ongi läinud, et see nagu ja hajutamine, et on igasugused asjad, mis aitavad, ongi hajutamine näiteks. Aga just mulle meeldib ka just see ikkagi öelda, väikesed summad, väikesed hirmud ja ei tasu alahinnata need väikseid samme. Et kui sa alustasid, mina ei oleks ka arvanud, et ma nüüd jagan siin teistele rahatarkust, 6 aastat hiljem, 5 aastat hiljem hakkasin umbes või natuke isegi varem, et sa ei saa ära alahinda, kuhu sa võid jõuda ja ka nende väikeste summadega. Et pane toimima ja siis mingi aja pärast vaata, et kuidas see on sul kasvanud ju, et kui sa arvutad, okei, 10 euri panen kuus, aastaga ei tule väga suur summa, aga ta on rohkem kui 0, sa oled alustanud ja sa saad ju kogu aeg juurde õppida, jälgida, kuidas läheb ja kasvatada seda summat ikkagi.
Jaa, mul praegu tuli ka meelde, et tegelikult võiks öelda, et kui kellelgi on nüüd Marinilt midagi küsida, et, et see koht jäi täitsa, et mina siin muudkui küsisin ja ütlesin, et kirjutage, aga nüüd, kui on õhus mingi küsimus, et vaatame, kui sellele ei pea väga pikalt vastama, et kui sa tunned, et miski teema jäi veel õhku ja nii kaua siis, kui te mõtlete seda küsimust, siis veel jagamegi paari sõnaga seda, et meil on siis tulemas Mariniga selline tore kursus, kus me teemegi sellist nii-öelda 3 korda tund aega ja olemegi keskendunud siis just sellele, et ühelt poolt siis rahatarkuse jagamine, teiselt poolt siis visuaalse lihtsustamise selline baasteadmise saamine ja see keskendubki tegelikult selle suure pildi läbi tegemisele justkui, et kaardistada seda oma hetkeolukorda, kus me oleme seal kuskil, mis on see olukord, jõuda siis sinna, et mis see siht on, mis see meie miks on ja lõpuks siis saad panna ka paika sellise tegevusplaani, mis tegelikult hästi palju siis keskendub sellele Marini sellisele deviisile, et väikesed summad ja väikesed hirmud. Et see on siis ka siin siis ütleme, et selline sama taoline pilt peaks tegelikult sulle tekkima lõpuks ju enda finantskäitumise kohta, on ju, Marin? Just, ja sa saad, ma arvan, et see tegevusplaan on ka sellepärast nii äge, et see esimene samm võibki olla, loen seda ühte raamatut ja selle võib ka veel tükkideks teha, et vaata eesmärkide juures on ju nii tähtis, et ei tunduks liiga suur see eesmärk, et loen natuke seda või et nüüd kuulsin, et on olemas 3. sammas, uurin selle kohta, mida see tähendab, kuidas ma saaks teha, et panen katsetuseks sinna siis 10 eurot, et niimoodi vaiksed, need võivad olla väga väikesed sammud, kus sa hakkad minema. Et jah, see siht on kuskil kaugel, võib-olla ongi finantsvabadus, mul tuleb kohe mingi palmipilt on seal kindlasti, aga et kuidas ma sinna hakkan minema, need võivadki olla väga väikesed sammud, sest et kohe, kui sa saad tehtud selle esimese väikse sammu, sul on nii hea tunne sellest, väikesed eduelamused ja sa hakkad järgmist sammu tahad teha ja siis see hoog nagu kasvab, et tihti investeerimises räägitakse lumepalli efektist igas erinevas nagu võtmes, aga minule meeldib just see, et teed väikse sammu ära, siis teed järgmise, et siis ka nagu lumepall hakkab kasvama ja järjest kiiremini see suur hakkab ju nagu veerema, et sinna sihtide suunas, et sellepärast ma ikkagi rõhutan, et ei tasu alahinnatada neid väikseid samme. Just ja võid alati suuremaid teha, ega me ei keela suuri samme üldse teha. Ja ma näitan siis veel ka seda, et saabki siis minu enda lehelt, siit Kati Orav lehelt ka Marinil tegelikult mikroinvestor.ee lehelt saab täpselt sama kursuse osta, täpselt sama hinnaga, siit saab natuke rohkem selle kohta lugeda. Ja mis me oleme andnud võimalus on see, et sa saad osta ainult ka ühe töötoa, esimese töötoa, kui sa arvad, et sa tahaksid lihtsalt seda algset infot ja kõik, eks ju, et sa ei taha kogu seda kupatust läbi teha. Aga kindlasti, kui sa kohe kõik 3 ostad, siis tegelikult sa saad põhimõtteliselt nagu ühe töötoa tasuta, et kes siin arvutamist kiirelt teeb. Nii et meie ise oleme sellest igatahes väga elevil, et kutsuda teid sinna osalema. Kindlasti esimesel kohtumisel tuleb jutuks teatud asju, mis me praegu siin juba läbi rääkisime, aga mina ise nagu tunnen küll, et isegi kui ma ka tegelen sellega, mu abikaasa sellest palju räägib, siis juba täna Marinit kuulates sain uut indu ja mõtteid juurde ja tahan veel korraks neid asju kuulda, et tegelikult on teemasid, mida justkui on vaja sul, et keegi veel nagu räägib. Ja mis teeb kindlasti meie kursuse, toob tugevuse välja, ongi siis see, et me ei ole mitte niimoodi, et ainult, et Marin on oma teema professionaal, mina oma teema, vaid mina siis olen mingis mõttes ka selles teemas, mida Marin jagab, ise investeerin ja Marin on selles teemas, mida mina jagan, ehk ise siis visuaalselt lihtsustab asju ja kasutab seda tehnikat, ehk me nagu oskame täiendada üksteist ka selliste, kuidas öelda siis, adekvaatsete küsimuste ja mõtetega on ju ja lugudega. Ja tuleb üks väga äge asi ja ma ikkagi juba silme ees on see, kuidas sul tuleb see joonis on ja või see joonistus, see kaart, et kus sa teel oled ja see annab nii palju selgust, et ma ei väsi nagu kordamast, sest et ongi, tundub nii keeruline on ja ma tean neid, kes arvavad, et nad ei oska joonistada, ma tegin oma jälgijate seas ka küsimused, panin selle lihtsa teekaardi
ja ikka oli osad, kes ütlesid, et nemad vist ei saaks hakkama ja osad, kes ütlesid vist saaks ja väga paljud ja siis oli osad, kes ütlesid, et nad ei oska joonistada. Et no sellega saab igaüks hakkama, on ju. Ja siis, ja kui palju see sulle selgust ikkagi loob, et see, ja samas, kui sa oled investeerimisega ei ole veel tegelenud, sul tundubki see nii keeruline maailm, aga kõike saab teha lihtsaks, et sa ei pea seda, noh, ütleme, et sa ei pea kõigega kohe tegelema, on ju. Ja eks see kritseldamises on ka, sa ei pea kõiki maailma asju kohe üles joonistama, et see lihtsalt annab sulle nagu tööriista, mida kasutada. Ja just. Nii et loodetavasti kohtume siis teiega ka selle lühikursusel, aga mis peamine on see, et ma loodan, et te saite siit omale häid mõtteid ja julgust, et alustada. Homme on 1. august, no paljude jaoks on see on ju palgapäev, äkki on homme just see esimene kord siis, kus sa kohe paned oma esimese 10 või 25 eurot ja tänasel päeval on ju see ka nii lihtsaks tehtud, on ju, et ükskõik mis pangas sa oled, et tegelikult sa saad sinna investeerimiskontole seda panna ja osta siis kas võlakirjadesse või noh jah, võib-olla aktsiad on nagu kõige rohkem see, kust mitte kohe. Aga et ei läheks... Aga võib-olla ma ütlen selle, et kui sa ei tea ka, kus sa alustada, pane siis lihtsalt kõrvale. Tee endale pangakonto, pane kirja investeerimiseks näiteks, pane kõigepealt see 10 lihtsalt sinna ja ütled et endale, et sa seda ei kasuta ja hakkad samal ajal uurima, kuhu siis panna. See võib ju ka olla esimene. Kui sa ei tea, kuhu panna. Ja just. Ja teeme siis ka selle, nagu me lubasime, et meil oli siin nii toredasti 10 aktiivset naist. Kommenteeris küll ka minu oma poeg Samuel, et aga ma Samueli siis praegu ei haara sellesse loosi, et kuna ma võin temaga pärast rääkida nendel teemadel. Aga võtame 10 vahvat naist siis järgemööda, et kes siis kaasa rääkisid, aitäh teile kõigepealt ja nüüd ütle sina, Marin, mulle number 1-st 10-ni. 9 on minu lemmiknumber. 9 ja Marika on siis see, kes on number 9 siin minul ja Marika saab siis tulla ja osaleda meie sellel lühikursusel täiesti tasuta. Ma võtan Marika sinuga ühendust. Kati, mul tekkis mõte, et tublid kommenteerijad, et ma võin omalt poolt ka veel lisaks panna ühe auhinna, et saab ise valida, kas kaardid või päevik. Et ütles sina, mis sinu lemmiknumber on? No mina nüüd nägin neid nimesi siin. Mõtlen ise siis. 6. Ütle sina veel oma 6. 6 on Helle. Helle on siis, vot kui tore, Helle on ka üks visuaalse lihtsustamise praktik, kes on meile nii palju väärtust juurde loonud, nii et Helle nüüd siis saad siis rahatarkust, kas siis Marin investeerimispäeviku või rahakaartide. Marin võtab siis Hellega ise ühendust ja mina võtan siis Marikaga ühendust selle lühikursuse asjus. No aitäh sulle, Marin! Aitäh kõigile, kes kuulasid, kaasa rääkisid, oma mõtteid jagasid. Kindlasti on tulemas selliseid põnevaid vestlusi meil veel, aga et mõnusat suve jätku teile ja sulle siis, Marin, veel kord suur tänu, et sa tulid. Aitäh ja näeme kursusel, mul hakkas siin müristama kõrval. Just täpselt õigel hetkel. Aga olge siis mõnusad ja kohtume kursusel. Näeme kursusel.